Tere! Me pole ammu filminud. Viimati vist äkki oligi... Ai, sa tegid garaaži korda. No nii on suur puhastusaeg kanadega juures. Muidu me oleme üritanud suht iga päev korjata nagu ära õrre all on nagu näha. Täpselt õrre all on suurim kraam. Pesad tunduvad täitsa puhtad, neid ma ei hakka välja kookima. Aga ülejäänud võtame siis kõik välja. Paneme uue kraami sisse. Et tegelikult tehakse kord kuus seda, aga kuna meil algus oli siin natukene süke kaootiline nendega, siis ma arvan, et ma teen selle esimese natuke varem ära. Et panin neil juba ukse kinni, et nad ei saaks tulla segama ja tegin akna lahti ja tagant luugi lahti, et käib õhk läbi. Ja korjan siis kogu selle saepurusid ära või laastud ja paneme uue peale. Et selline ülesanne tundub, et praegu on ilusti nagu õrt hakatud kasutama. Väike kahtlus on, et see õrs on natuke liiga väike neile viiele, sest õhtuti, kui nad tuppa lähevad, siis läheb siin mingi rabistamiseks. Et tegelikult võiks äkki siia poole ka panna ühe õrre. Aga vaatame seda. Mingi hetk, kui me linna lähme, siis saame tuua ühe juurde. Ja eks siin on veel töid, mis oleks vaja tegelikult nende kanadega teha. See tagumine luuk endiselt on selle kilega. Selle peaks korda tegema. Ja siis tegelikult peaks neile rohkem nagu katusalust tegema. Et praegu, kui hakkab sadama, siis need saavad ainult siin nagu kuudi all olla. Et tegelikult plaan oleks siia lõpuni välja katusalust teha neile. Ja ka võib-olla panna mingi süke seina moodi asi ette, et neil oleks nagu päikese eest ka rohkem varju. Kuigi päikese eest neil on siin põõsad ja puu ja jälle see ka. Ja mingi kiigu kärt vaatas, et võiks teha neile. Et süke nagu õrs, mis on siis nööridega üleval, et saad sinna peale hüpata ja siis natuke kiigub. Aga ja pluss viimistlused siin sellel kuudil. Aga alustame selle puhastusega ja vaatame edasi, kui palju täna seda energiat ja tahtmist on teha asju. Seksuaalne ahistamine. Oma meest mis ta on. No nii. Tehtud. Võttis koos asjade toomisega kõik koos võib-olla 10 mintsa, nii et ülileba. Võib neile ukse uuesti lahti teha, kuigi nad on täna meile juba 5 muna andnud, et ilmselt täna rohkem nad munele ei lähe, aga vahest nad tahavad ikka tuppa minna, siis uks lahti neile. Mine tšekki üle. Vot, niimoodi. Millis on järgmine? Ma ei tea veel. Mul on nagu karvane kahtlus, et mul ei ole materjali ülejäänud asjade tegemiseks. Naabrimehel on ju? Jah, aga naabrimehel on täna külalised, ma ei lähe ju teda kiusama sinna. Ikka veel on. Ma arvan küll. Aga jah, nii palju siis seda hooldust ongi. Tegelikult iga päev me proovime ka võtta junne ära sealt. Aga see võtab reaalselt mingi 2-3 minutit iga päev, võib-olla 5 on ju. Aga probleem on sellest, Kärt ei ulata sinna, kuna see õrs on seal suhteliselt taga ja Kärt natuke ei ulata. Tal natuke on liiga lühikesed käed. Ei ulata. Ma olen talle küll öelnud, et ta võib sisse ronida, aga ta millegipärast pole vaimustuses sellest. Et tegelikult oleks hea, kui seal all oleks ikka sahtel, et sa tõmbad selle sealt välja. Saad kohe junnid kätte. Et see õrs võiks ka natuke sinna poole minna, aga see nõuab jälle nii palju tööd. No mingi hetk, kunagi saab. Kunagi saab.
kui ma olen pensionär. No siis ei ole neid kanugi enam. Olgu, tassin autod ära. Mis meil veel tegelikult võiks olla, on siin mingisugune väike kuur või kuut, kus saaks hoida sees neid asju, mis on kanade sööt, on ja see kuradi puhastusvahendid, kõik siuksed asjad. Et ma praegu mõtlesin enne, et kuna me tahaks tegelikult neile natuke suurema aia ka teha, võib-olla siia natuke juurde aeda. No umbes sama palju juurde, üks samasugune rull veel. Siis äkki siia vahepeale teeks ühe siukse putka veel, kus saaks asju hoida. Et aga noh, see nõuab jälle investeeringut, sest nüüd on küll kõik materjal otsas nagu. Põhimõtteliselt kõik on otsas. Natukene veel on midagi, aga väga vähe, et see nõuaks jälle natuke investeeringut, et võib-olla see jääb tulevikku. Et see võrk ja postid ei maksa väga palju midagi, et kui laiemaks teha, aga see kuudi ehitamine, võib-olla isegi peaks mingi valmis kuudi ostma, seal igal pool müüakse juba offides asjades. Või kas me võidavad kanakletti panna või? Ei, no mingi väike? Kuur, mingi kuur, ma räägin, neid müüakse Bauhofis. See ei ole ju nii kallis. No paar sotti ikka. Paar sotti siia, paar sotti sinna ja ongi paar tonni läinud. Vot nii, ma ei teagi. Täna hommikused asjad tehtud, ma ei tea, mis edasi saab. Seda tahaks ära parandada. Parandas. Ei saa parandusmees. Nii, minu päevatöö on tehtud, tõin külmkappi tuppa. Külmkapp on toas. Uus külmkapp. Vaadake, kui väike kärtu, ma võin terve kärtu sinna panna. Meil nüüd on probleem, et meil ei ole mikrokat kuskil panest. Enne oli mikrokas selle peale, mis ma arvan. Ma ulatan küll. Hakkad mul iga hommik võtma või? Taburetiga võtad. Ei no jah. No vaatame kohe. See ei mahu siia pealegi, et see lagi tuleb ette. Ma arvan, et mahub. Vaatame kohe. Võtame ta kilest välja ja paneme seina, laseme tal natuke aega külmaks minna ja siis tõstame asjad ümber, siis saame vana välja viia. Aga mul onu tuli appi, nii et aitäh onu. Aitäh onu, et tulid appi tõstma. Võtame ta nüüd pakist välja. Nii, me seal on siis kenasti toas, töös ja see siis läheb meie tuleviku koju ka. Et valisime siis selle side by side. Meil oli kunagi Saku kodus ka, see oli hästi mugav. Et mulle meeldib, kui on palju ruumi. Nii et see on siin ja kunagi on siin vaja siis saada päris majja. Ja kuna enne oli siin peal ju külmkapi peal mikrolaineahi, siis oli vaja ka sellele mõelda. Et siis me praegu panime selle mikrolaineahju siia, aga siin elekter ei ulatu, nii et me peame seda välja mõtlema. Ja ma ostsin Insule mingi 6 kohvimasina. Sest et eelmine oli meil ju ostetud Austriast ja sinna me ei teadnud siis, et sinna lähevad ainult mingi Austria kapslid ja need Austria kapslid said nüüd otsa, sest me ostime, kui me läksime Itaaliasse, me ostime 2 suurt täit, aga see sai otsa. Ja siis ma ütlesin, et okei, et ma ostan siis talle sellise, kus ta saab, kus me saame nagu igalt poolt kapslid, et kui me tulevikus tahame selle autosse panna või mis iganes. Ja Insule väga meeldib kapslisüsteem, sest et see on üüratult lihtne. Vot, ja nüüd ma olen ise ka seal kakaot teinud ja värki, nii et väga bueno. Vot, et siuksed muudatused siis, et me siis peame seda elektri asja, aga mitte täna. Täna on juba hiline. Ja külmkap ka. Nii tore. Saab jälle siit kodust asju kätte, muidu me käime praegu bussis. Bussis on kõik toit. Vaatame siis üle, mis täna ehitusplatsil tehti. Aknad on toodud, nagu näha. Alumine äär, sokkel on kõik ära krohvitud. Siis on pandud see plekk, mis plekk iganes see plekk see on. Ja see on nii ringiratast kõik ära tehtud täna. Siis, mis veel on tehtud? No uksed aknad on toodud, või noh, aknad on toodud. Lake on pandud aurutõkke ära. Sest siis saab hakata siseseini pärast nad tegema. Ja käigutee on tehtud pööningule ka. On nagu näha. Nii et jälle päris palju tehtud. Nüüd ikka iga päevaga asi edeneb. Kohe silmaga näed, kuidas iga päeva asi edeneb. Ja siis jah, aknad, uksed, aknad on siin toodud kõik ära.
Vot siuksed lood siis. Homme näeb edasi. Siin on juba näriliste võrgud ka platsis. Need lähevad järgmisena sinna alla. No nüüd läheb päris kiiresti see tempo. Aga muud ei olegi vist. Lähen võtan vett ja. Hello! Pole ma näinud. Nimelt siis täna on lõpuks ilus päev. Muidu on põhimõtteliselt nagu mingi 3-4 päeva vihma sadanud. Ja ei anna nagu väga midagi teha. Nii et nüüd siis hello chicks ja viisin neile täna arbuusi. Neile tundus, et väga maitses arbuus. Aga meil siis täna on plaanis see garaaž ära koristada. Ja nagu mingi klipp ka nägite, see on hullu maja. Nii et me teeme seda täna ruumi. Viskame mingid vanad rehvid välja, mis on eelmisest omanikust. Ja no ühed on siis just korralikud ja ma ilmselt panen sinna tasuta gruppi, et võib-olla kõige tahab. Aga kui ei taha, siis läheb lihtsalt jäätmejaama. Ja ma ei tea, kas Ints, ma pean küsima, kas ta eile näitas teile maja ka, mida kõik tehtud on. Aga meil on ka lisaks mingisugused uued mõtted, ideed. Ja me peame veel seda arutama, võib-olla me filmime seda protsessi, kuidas me arutame enda tuleviku asjade plaani üle. Et see on vaja mõelda. Ja siin on nagu siuke räme muuda. Sest siin on suured autod sõitnud. Ja siin on kogu aeg nagu see vihma sadanud. Jou! Kas eile maja näitsid või? Ei näita teile saadas. Eile saadas. Ta on suhkrust. Pärast näita. Ok. Nii. Mis siis see plaan on? Plaan on see külmkapp kõigepealt kätte saada, ma nagu rääkisin nagu enam. Mulle jah? Meie voodi oli ees. Meil on jah, tulevikuks on juba madrats olemas. Mille ma ostsin selleks, et me kolmapäeval saame ja... Paneme madratsi maha ja teleka seina. Nii et see on siin märtsikuus saadik oodanud meid. No nii, meie koristamine. Saatsin muti poodi. Või noh, me otsustasime koos, et mutt läheb poodi. Paneme siia taha seina siis riiulid. Kärt läks tooma. Pau offist. Paneme siia riiulid. Siis saame kõik oma kastimajanduse, mis meil siin on. Igast asjad, mis meil kaasa on pakitud. Enamus on mingi kööki ja mingit muud asja. Saame sinna riiuli ära panna. Siis saab siia ruumi kõvasti juurde. Ma siis praegu teengi ettevalmistusi. Tõmbasin siit natuke mingi suurema sodi ära ka. Aga siia seina äärde ma mõõtsin, mahub 2 riiulit kõrvuti ja 3, ma arvan, et läheb siis sinna. Et ma proovin seda aega, kui Kärt riiuleid toob, proovin ettevalmistust ära teha. Et kui ta tuleb, saab riiulid kokku panna, asjad peale lükata. Et ma ei passiks niisama. Sinna ma juba tegin ruumi, nüüd ma pean sinna taha nurka tegema ruumi. Aga seal on bussirattad. Ja bussituled ja mis seal kõik on uue bussi omad. Pean vaatama. Igastahes ma hakkan nüüd sinnapoole ennast kaevama. Ja vorst ajab konnadega. Tal on see mingi konn, ta on väga löödud olekuga. Aga ta on praegu meil kinni pandud, sest muidu ta läheb naabrihoovi. Not great. Aga jah, ma ei tea, igast jama. No ma ei tea, kui palju siin mingi auto jama on lihtsalt. Rattaid, reffe. Maja taga on meil veel siin, garaaži taga on veel reffe. Ja noh, külmikuid on nüüd 2 tükki, mis tuleb ära viia, nii et proovib mingi hetk siis teha seda prügila tiiru ka. Et 8 reffi per nägu võetakse vastu. 8 reffi per inimene aastas siis, ehk 16 reffi saame ära viia. Nii et võiks nagu sobida ja kui jääb puudu, siis mu ema ka tegelikult. Saan ema kaasa võtta, emaga saab ka 8 reffi viia, sest tal lootut ei ole. Tal ei ole vaja viia. Olgu, koristan edasi, ma ei oska siin midagi väga näidata. Siin on igast mingi läbu ees, aga väga hull ei ole. Ma selle kiiktooli saan äkki siiapoole liigutada ja siis saan sinna juba ligi. Ja siit see on rataste peal, Simbriga on siin, ei ole näha, aga see on rataste peal, selle ma saan ära sõidutada eest ajutiselt. Vot nii, tegutsen ja siis meil on nagu ongi Kärdi talverattad, bussi, mingid, ma ei saa need ei ole talverattad, need on suverattad.
aga need tegelikult on mul lihtsalt jalus. Nendest peaks lahti saama. Aga need tuleb kuhugi ära panna. Ja noh, siin laua all on mingit vana ja kola jäänud, nagu meil on hädasti vaja mingit venda, kes vana metalli korraks. Me annaks talle lihtsalt siukse kastitäie seda, või nüüd kastitäie, terve autotäie, ma arvan, et siin on nii palju seda. Olgu, ma maadlen edasi. Nii, ma olen tagasi. Ints on jõudnud ühe riiuli ära panna. Mina hakkan nüüd siia kaste peale tõstma, sest ma olen strong. Ja vaadake, meil käis naabrinaine ja tõi seeni. Nii tore. Tuli meie mets, siit meie, pole meie. No meie kõrvalt siit metsast. Metsast tuli jah, ja tõi seeni. Mega tore. Ma isegi ei teadnud, et see on seeni. Aga nüüd siis minu muskel läheb tööle ja Ints paneb veel viimased 2 seda kokku. Nii et, võt. Ints ei pane 3 kokku, sest ei mahu siia. Jah, sinna seina ei mahu. Plaan on siis siia veel 2 riiulit panna ja sinna seina 1 riiul niipidi veel. Aga mitte täna siis. Sest täna on juba mingi 8 vist. Täna on, jah, kell on 8. Kell on 8, et täna rohkem ei pane. Sest siin, et see kõik eest ära tõsta läheb palju aega või sealt kõik eest ära tõsta läheb väga palju aega. Et me siis... Ma ei tea, homme teeme edasi või midagi. No oleneb ilmast jah. Kui ei saja, siis teeme. Me saame seda isegi siis teha, kui sajab. Me saame siin suvast sees nüüd asju teha. No seda küll jah. Sest neid me ei pea tuppa vedama. Jah. Ma ei tea, jätame need sinna tänavale lihtsalt. Ma arvan küll. Kes tahab, tulge. Tulge varastama. Paneme siit oma asjad tuppa ära. Ja siis võiks nagu siit keskelt saata tühjaks enam-vähem asjad. Noh, mingid asjad siia jäävad, aga need on nagu kergelt liigutatavad eest ära. Siis saab siin nagu normaalsemalt liigelda, mitte iga kord tuled murrad siin jalgu, et mingit saagi kätte saada või midagi. Ei, no praegu juba on kõvasti parem. Jah, ma olen täitsa nõus, et ma saaks oma saed ja asjad siit nüüd panen siia alla praegu, need saaks ilusti kätte, kui kuhugi vaja minna nendega. Aga kas sul tulevikus ka nii palju on vaja neid riiuleid? Kindlasti. Nii, aga kraasiga nii palju. Näitame siis teile ka, mis majaga juhtus vahepeal. Siin ju ehitajad on mitu päeva kibedasti tööd teinud. Või noh, tegelikult ma ei mäletagi, millal me viimati teile näitasime. Aga, näete, aknad. Uks on muidugi ajutine pandud siia ehituse ajaks. Uks pannaks tavaliselt kõige viimasena, aga vaatame, kas keegi kodus ka on. Tere! Sisenemistasuvi Siuri. Ärme siis lähe. Nagu näha. Lakke on aurutuke läinud. Need talad siin on siis vaheseint ja ülemine vöö. Vist kutsutakse ülemiseks vööks. Need on siis ülemise vöösid. Hakkavad jooksma. Siin on maha ka märgitud näha, kuhu on märgitud toad. Aga aknad on siis kõik ees. Siuksed nad tulevad. Hakkab juba nagu looma või? Nagu kodutunne, jah? Jah, kodutunne. See on võib-olla palju öeldud, aga jah. Siuke seis. Ja siin juba tuuletõkke kangas ootab. Siin ka rull ja tegelikult pidid vist voodrilauad, välised voodrilauad ka jõudma nädala lõpp või järgmine nädala algus. Ja. Kas need on need, mis seina peale käivad või? Need on need, mis seina peale käivad, jah. Noh, nagu õue. Õue, need rohelised. Yeah. Tumerohelised, mis me tellisime. Yeah. Ma oleks võinud selle aknaga kohe tellida selle ähmasusega. Ähmasusega? Ma saad aru küll. Kas sa arvad, et tehakse tehases ähmasusega akent? Ma arvan küll. Siia kleebime kile peale ähmasuse kila. Nutiklaasi.
et kui ma olen vetsus, siis ma saan nagu lülitada sisse, et kõik saaks vaadata mind või? Ma pesen seal, siis sa teed lahti. Jah, ma teen lahti. No kõik näevad. Kõik näevad. Vaadake nüüd, kuidas kõik näevad siit aknast. No vaadake, igalt poolt on näha lihtsalt. Isegi tänaval ei ole näha nagu. Kõik näevad. Ma arvan, et midagi ei juhtuks isegi, kui me siia mitte midagi ette ei paneks. No ikkagi. Võib-olla mõni rebane tuleks piiluma, aga jah, seis on siuke. Ja ma mingi mõnusalt mudane. Aga käivad ka läbirääkimised siis sisemiste osa üles või? Kas me räägime sellest või? Ma mainisin ka natukene, et meil on mingid asjad juhtunud. Ma ei ole täpselt rääkinud. Jah, meile anti mingid paberid, kus oli peal siis kirjas hind ja mis nad tahaksin seespool ka teha. Et alguses oli jutt, et laseme ainult karbi neil teha. Jah, aga nüüd on nagu see hind ei tõenäoliselt erineb väga vähe sellest, mis meie nagu ise teeksime. Jah, kui me hakkaks ise tegema, siis võib-olla me hoiaks maks 10 000 kokku. Ja ma ei tea, kui kaua me seda teeks. Et jah, et selle hinna sees on siis kõik meil. Ainult mööblit ei ole. Jah, ainult mööblit ei ole ja kaminat ei ole ja kõik asjad muud on, kasutusload, kõik asjad on nagu sisse arvestatud. Me natuke veel mõtleme, aga üldiselt ilmselt laseme ära teha kõik. Vist. No vaatame. Me peame veel mõtlema. Pros and cons. Miks see on hea, miks see on halb. Mõtle, et ei saa siis contenti. Teil on 0 contenti. Nad on niigi väsinud must juba. No sinust. Nad tahavad sinu. No aga sa võid... Ma hakkan tüdrukute kõrvlooge tegema. Lähe täna poodi. Ei mööblit saate ikka meiega või te ei saa, te näete juba ära, mis me ära hoolinud. Igatahes. Jah, sisekujundust siis saab ainult põhimõtteliselt. Jah. Ega jah. Vaatame. Mõtleme. Jah, ma tean küll, meie mõtleme see, et me tõenäoliselt oleme ära otsustanud, aga selles mõttes, et see raha kokkuhoid tundub nii väike, et seda ise teha ja kui ma tulen lihtsalt koju, panen tule põlema ja ma ei pea mitte midagi tegema, siis seda on päris tore. Tõstame sealt saunamajast külmkapi siia ja diivani ja värgid ja saame kohe elama hakata. Nagu te nägite, meil on madrats juba olemas, nõudepesumasin on olemas. Minul on laud olemas. Ja Kärdil on mingi elektriline laud ostetud meil kunagi juba täitsa tutikas, pole karbist välja võetud. Märtsis tõesti mingi siis, kui pidime teise maja kolima. Jah, et nagu... Siis me ossime selle madratsi ossime ka siis. Jah, tutikas madrats on ka meil ja paneme maha ja hakka magama. Külmkapp, nõudekas on. No ma räägin, et kõik asjad on nagu olemas, et saaks juba elama hakata, et jah. Ja enda töö kvaliteet ka, see pahteldamine ei ole nii kerge, kui see tundub. Ja teiseks mulle üldse ei meeldi pahteldamine. Ma olen ühe ruumi teinud ja see oli päris pisike ruum. See on väga nüritöö ja seal on nagu, kui sa tahad siukest ilusat teha, siis peab ikka väga hästi tegema. Ja värvi osas ka ikkagi, kui ta minu kasvuhoone värvimist vaadates, siis seal on nagu ikkagi ilus, kui on mingi laik kuskil või mis iganes, see on juba pekkis. Ei ole pekkis, värvid lihtsalt üle uuesti. Jah, selles mõttes, jah. Sellega ongi see, et me värvime üle ja siis lõpuks me ei võida mitte midagi sellega, et ostame värvi asju juurde. Jah, rikume siin pahteldades mingi plaadid, kipsi ära, hakkame uut ostma nii edasi. Et jah, ilmselt ei tasu ära, aga No eks me peame vaatama. Jah. Olgu, lähme pakime oma asjad sinna garaažinurka tagasi ja homme jätkame garaaži koristamisega. Ja eks süüa teha. Just. Tüübid jälle ootavad midagi. Mõtlesin, et teen siis neile midagi toredat. Me lugesime, et neile meeldib ka väike meelelahutus või nagu neile, et neil oleks huvitav elu. Meil on üks kapsapea. Panen selle konksu külge ja nüüd lähen riputan selle sinna õunapuu külge. Siis neil on nagu tore seda toksida. See on nagu huvitav. Või mis tüdrukud? Ei lähe välja. Sisse. Nii. Ma just enne tõin teile
tõin neile tomatit ja kurki. Noh, siit juba otsas. Vaata, kuhu poole me paneme selle. Paneks siia poole. No nii. Koha peal. Tüdrukud. Vaadake seda. Natuke on hirmus ka. Kas on hirmus või? Ei ole ju hirmus. Proovige seda kapsast. Kuule. Kodi. Olgu. Jätan nad siia maiustama. No nii, jätkame garaažiga. Tegelikult on täna juba reede, ehk üks päev oli vahel, aga sadas ja meil olid muud toimetused. Panin ühe riiuli veel kokku nüüd. Vahepeal eile käisime tegelikult ossime 2 tükki juurde. Et siis plaan on siia 2 tükki panna, siia nurka 2 riiulit ja sinna seina äärde ka veel 1. Aga praegu panin selle kokku, ma üritan selle sinna seina äärde nüüd saada. Et ma pean sealt päris palju asju ära tõstma. Kärt on metsas seenel, mul on siin üks teine abiline, kes juba jooksis ära ühe korra. Nii et ma võtsin ta siia enda juurde. Et muidu ma ei saa rahulikult teha, kui ma pean kogu vaatama, kus ta on. Ta küll tahaks minna sinna õue, aga ta jookseb minema. Vot, aga ma nüüd tõstan sealt asju ära ja proovin selle riiuli sinna saada ja tõstame sinna mingid kastid asjad peale. Siis saab äkki sealt nurgast natuke asjad kuskil ära tõsta, siis saab vaadata, siin on ühed rattad ja seal taga on veel bussirattad. Vaatame, kuhu need panna jalust ära. Ja siis saab siit natuke kast ära, saab seina pealt riiulid ära võtta, saab järgmised riiulid sinna panna, need kastid sinna ära. Ja siis võiks juba nagu hea olla. Vähemalt lootus on selline. No nii. Sain sinna selle nurga ka enam-vähem korda. Nüüd hakkab juba nagu looma. Kasutasin seda riiulit ka veel ära. Panin siia asju. See nurk on suhteliselt tühi. Või mis sa arvad varsti? Natuke veel. Vaatame, kas siia saab ruumi teha. Ma avastasin, et siin põrandal on igast huvitavaid asju. Akud ja mingid vanad kankud ja no see on need ohtlikud jäätmed, et kui me koristasime, kui te mäletate, meil olid need konteinerid, kui me siis koristasime, siis sinna ohtlikke jäätme ei saanud panna. Ehk need jäid igale poole siia, meil siin on mingid suured vaadid, aga ma arvan, et ma viin nad sinna garaaži taha, seal on meil hunnik neid nagunii. Ja üks päev peab minema küsima sealt jäätmejaamast, et mis see kõik mulle maksma läheb, kui ma need tahan neile viia. Aga vahepeal üks kali ka. Ja siis tegutsen edasi. Mul on veel 2 riiulit kokku panna, aga ma enne teen siis sinna nurka ruumi neile. Võtan need seinapealsed riiulid ära. Need lähevad lõkkesse ja panen need uued riiulid kokku ja teen siit alt siis ruumi. Ja siis peaks küll saama päris heaks juba. Siis peaks isegi bussist saama asjad ära tuua. Et bussis on meil veel hunnik kotte mingite asjadega, mis on siis kogu aeg seal olnud, mida me lihtsalt pole kuhugi panna olnud, et seal on mingid riideasjad ja siuksed asjad, mida ei ole tahtnud panna, ma ei tea kuhu. Et aga äkki paneme siia ära siis. Sest bussi võiks ju tühjaks saada lõpuks. Vot, aga jah, tegutsen edasi, siis siin keskel on ikkagi hull läbu veel. Ma ei tea, kuhu need kõik asjad saavad. Kärdirehvid mahtusid siia praegu, aga vaatame, kui siit laua alt saaks puhtaks, siis saaks bussirattad sinna panna ja oleks ka jalus. Aga no isegi kui nad on kuskil nurgas niimoodi, siis need ei sega ka. Ja asenduvast. Aga tänaseks kõik aitab küll. Enam-vähem sai seisu. Riiulit panin siia ära. Asja täis. Tõin bussist need riidekotid ära panin siia peale. Ehk on väiksem tõenäosus, et mõni hiir sinna pesa teeb. Aga noh, tegelikult on siin nagu seda sodi veel, et siin on hästi palju mingid vanasid tööriistasid ja mingid sükest sodi, mis siin garaažis oli. Aga ma ei hakka seda kõike välja tassima, sest sellel ei ole pointi. Kui tuleb see konteiner, siis paneme konteinerisse ja peaks sellega hea olema. Põhimõtteliselt on hästi sellega kõigega siin nüüd, et sai parem küll. Vot nii, aga ega muud polegi. Et lõpetan ära. Tuli saunakutse ka, nii et lõpetan ära ja lähen sauna. Nii et. Tere! Me pole ammu filminud. Viimati vist äkki oligi. Ai, sa tegid garaaži korda. Mis toimub?
maakad lähevad metsa seeni otsima. Ja ma käisin ükspäev mustikal, sain 4 liitrit mustikaid. Panin kõik sekakülma. Aga lähme siiapoole praegu päkki. Ma arvan. Aga jah, kui me garaaži koristasime, siis tuli meil üks naabrinaine siit metsast. Ja 2 ämbrit oli täis paksult seeni, kukeseeni. Nii et me lähme vaatame, kas me ka leiame. Ja või ei leia. Eks siis näis. Vaatame. Loodame, et leiame ülesse kohad. Me ei märkanud muidugi küsida ka täpsemalt, et kus kandis neid võiks olla. Ja ega neid, võib-olla neid saladusi ei jagata ka niimoodi. Et kus see seene koht on. Nii et vaatame, kas leiame midagi. Vorst pani jooksu tihedasse metsa, kus on meile väga keeruline sisse saada. Ja seeni me ei leidnud. Täiesti katse, zero. Mis on sul enda õigustuseks öelda? Ei lähe sinna, lähme koju. Keelva! Ta on nii väsinud, no ma ei tea, kus ta käib. Ta võttis jälle mingi lõhna ülesse ja läks jahtima. Aga vorst sa võiks tuua tagasi ka mingi küüliku või kitse või midagi. Seeni. Oleks nagu abisust. Seeni leidsid vorst? Ta on täitsa savita. Noh, nüüd tõmbasid selle täiesti keti maha. Tõmbasid keti maha. Ma loodan, et need puugitilgad töötavad. Loodaks ka. Jumal teab, kus ta käis. Vorst on jälle läinud. Keda tuleb ise koju? Ai. Me oleme juba nii väsinud ka nagu. Siis me käisime täna veel avatud talude päeval ja siis me jõudsime alles mingi 4:30 koju ja juba tulime metsa ja... Now we are tired. Ja vorst? Kuidas ta väsinud pole? Oh jah. Vorst! Tule siia. Tule siia. Sa oled ikka päris loll. Sa oled ju lige märg nüüd. Nagu kus sa käisid jälle? Seeni leidsid vorst või? Räägime olulistest teemadest.